Mis siin salata, ega meil täna selline aasta kokkuvõttev jutuajamine rohkem tuleb, et kui vaadata Peertsa autoplatsi peale, siis ma usun, et teie peaksite olema suhteliselt rahul oma müügitulemustega. Müügitulemustega see aasta oleme tõesti rahul, et võib-olla võrreldes uute automüüjatega, kasutatud automüüjatel läheb siin kindlasti hästi ja müügitulemused on see aasta olnud väga head, ütleme nii. Põhimõtte jutul on ikkagi see, et rääkida Peertse praegustele ja tulevastele klientidele, mida järgmine aasta muudatusi toob. Ma arvan, et see aasta oli juba muudatuste aasta, kui autoplatsil on saksa keelt kõnelevad kodanikud kolinud siia. Eestlased vist Saksamaalt enam autosid too või mis olukord nagu aasta lõpu seisuga kasutatud autode turul selles suhtes nagu valitseb? Aasta lõpuga seis oluliselt muutunud ei ole, et kogu selle aasta lõikes turg on teinud oma korrektuurid, hindama on hakatud kasutatud autosid tänu nende hinna ja kvaliteedi suhtele, et ostetakse rohkem tõesti kasutatud ja Eestist ja oma klientidele soovitame alati osta Eesti taustaga autosid, et võib-olla on tõesti neid inimesi või neid ettevõtteid, kes toovad Saksamaalt, aga meie jaoks jääb see saladuseks, et kui sakslased meie käest käivad neid ostmas, et miks siis neid minna tagasi Saksamaalt endale ostma, et jah, Eesti automüük, kasutatud automüük on täna populaarne ja usutavasti muutub ta ka eestlaste seas populaarsemaks. Nii et see Saksast auto toomise aeg on läbi, see aeg on praeguseks hetkeks ümber saanud? Hetkel küll, jah, et ei tea kunagi, mis võib juhtuda, et võrreldes Saksa hindasid või üldse Euroopa hindasid Eesti hindadega, siis täna on võimalus osta kasutatud auto väga mõistliku hinnaga Eestist. Mis toob Peertse klientile uus aasta uut? Selles mõttes te võtate ikka ju inimeste autosid müügile ja nii edasi? Jaa, absoluutselt, et võtame inimeste autosid müügil, müüme liisingute vara, anname konsultatsiooni nii liisingu koha pealt kui siis meile müüki toodud varade koha pealt, kui aitame inimestel realiseerida oma autosid. Kindlasti tuleme vastu inimestele, kellel on soov oma vana auto ära müüa kuni selleni, et kui inimene on sattunud võib-olla kitsikusse oma liisingmaksete maksmisega, et meil on ka selleks toode olemas, et me võtame need autod müüki ja 2-kuuse perioodil ei võta parkimistasu ja meie juurde müüki tuues oma liisingauto, siis saate peatada kasko ja liikluskindlustusmaksed, mis mõned autode puhul võivad olla igakuisest kuumaksest väga suur osa, et arvestades meie müügikäivet ja võimalust realiseerida oma liisingauto, peatada selleks perioodiks siis oma maksegraafik kokkuleppel liisinguga, peatada selleks perioodiks liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksed, on võib-olla mõistlik teguda tõesti tuua meile ja realiseerida. No tundubki selline ilus jõulukingituse jutt nagu, et väga suured soodustused, et tõmbaks siis otsad kokku, tooga auto siia ja kena uut aastat minu poolt. Ja tahame tänada oma kliente ja soovime neile rahulikke jõule ja head uut aastat. Ja maratonis ma panen sulle ära niikuinii. Ja seda kindlasti, Raivo, seda kindlasti.